Sellel võistlusel tahame siis näha, et te paneksite ennast proovile. Tahame, et te näitaksite oma oskusi, näitaksite oma meeskonna siis tööd ja toetaksite üksteist rajal. Selliste sõnadega avas Sakala maleva noorte aasta suurima võistlusretke Laidoneri raja peakorraldaja Henri Paavo. Mida kujutab endast Laidoneri rada? Siis Sakala maleva noortekotlaste kodutütarde suurem ja aasta suurim võistlusretk. Ja siin võistlusel siis saavadki noored ennast proovile panna, et vaatame, kuidas neil teadmised on, kuidas neil oskused on ja kuidas nad siis füüsiliselt vastu peavad, et nad kõik saavad seda teha. Milline peab olema ühe noore ettevalmistus, et tulla võistlusele? Hea küsimus. No kui kui noor on juba liikunud ja olnud selline rõõmsameelne ja positiivne, siis on juba pool võitu, et kõik on ikkagi pool on peas ka kinni, nii et tähtsam on ise optimistlik ja heatujuline. Mis on sel aastal teisiti? Teisiti võib-olla on see, et sel aastal me kutsusime väga palju ka külalismalevaid siia võistlusele, et varasemalt me seda teinud ei ole. Ja meil on väga hea meel, et kõik, keda me kutsusime, ka tulid, nii et selles mõttes on see on teisiti. Rajal on kokku 18 noortevõistkonda, sealhulgas külalised Harju, Põlva, Järva ja Valga malevatest. Rajal tuleb osata kaardiga töötada, luua traatside ühendus, lasta täpsust, anda esmaabi ja palju muud põnevat, mida noorkotkas kodutütar on õppinud, omandanud. Enamus 30-kilomeetrisest võistlusrajast on juba läbitud. Jäänud veel mõned kontrollpunktid. Üldse kõrvu ei ole meid ju vahet. Mis on olnud siiani kõige raskem? Arvates see kõige viimane nüüd, mis siin oli. Ja samamoodi kõige viimase peale, et see oli tõesti väga raske. Patrulluistused on sellest mingi veider narkootikum, et nad tegelikult, nendes ei ole mitte midagi otseselt, mis sa saad öelda, et on hea, aga samas see kõik on kuidagi hea kompotina kokku, kui sa vihkad enamasti ma ei tea, pooli asju, mis siin on, aga ma ei tea, kokkuvõttes see mõjub. Laidoneri rada 2019 läks meil väga hästi, et väga uhked oleme oma noorte üle, kes siis siia võistlema tulid üldse proovima ja eriti ka nende üle, kes siis muidugi lõppu jõudsid, et väga suur pingutus ja kuni finišini välja olid ikka osad mõtlesid siin katkestamise mõtted olid peas, aga ikkagi sundisid lõpuni, et selle üle on ainult uhke. Kodutütardest siis võitis Valgamaa võistkond, kodutütarte Valgamaa esindus, noortekotlaste siis arvestuses võitis võistkond H2, kes oli siis Sakala maleva ja Järva maleva siis noortest kokku pandud võistkond. Kohtumiseni järgmisel Laidoneri rajal.